Selles videos õpid oma äriplaani presenteerima. Saad teada, miks on vaja teha vähemalt 3 erinevat presentatsiooni. Kas vajad investorit või mitte, igal juhul on vaja oma äriplaani kellelegi tutvustada. Erineva pikkusega presentatsioone on vaja ka siis, kui otsid kaasasutajaid või esimesi töötajaid. Soovid pääseda mõnda inkubaatorisse või kiirendisse. Sul on vaja valmistada ette ja õppida pähe 3 presentatsiooni. 15 minuti presentatsioon, 3 minuti presentatsioon ja 30 sekundi presentatsioon. 15 minutit on 1950 sõna, 3 minutit on 390 sõna ja 30 sekundit on 65 sõna. Võid oma presentatsiooni sõnade arvu, ajalise pikkuse arvutada veebilehel Speech in Minutes. Unustame hetkeks investori ja mõtleme, kuidas meelitaksid oma asutajate meeskonda inimese, kes tunneb hästi valdkonda ja kellest sul oleks tohutult abi. Sa kutsud ta endaga kohtuma. Kui saadad talle äriplaani, annad talle ärisaladuse, teadmata, kas ta soovib ideed koos sinuga ellu viia või mitte. Selgelt liiga riskantne. Ükskõik, kas saadad talle e-kirja, helistad või kohtad teda tänaval, sa vajad 30 sekundi presentatsiooni ehk lifti presentatsiooni. Kui sinu 30 sekundi presentatsioon temas huvi äratab, on ta nõus sind pikemalt kuulama ja kutsub sind näiteks kohvikusse. Nüüd on sul vaja 3 minuti presentatsiooni. Ta lubab, et mõtleb sinu pakkumise peale. Paari päeva, aga võib-olla ka nädala pärast, kutsub ta sind uuesti kohtuma, et asja pikemalt arutada. Nüüd vajad sa 15 minuti presentatsiooni. Presentatsioonide valmistamist alustame 15 minuti presentatsioonist, kuna mõnikord on lihtsam asju lühemaks teha kui pikemaks venitada. Sellisel presentatsioonil on tavaliselt 10 osa. Kui kasutad slaide, siis arvesta, et mida vähem neid on, seda parem, kui sa just väga hea disainer ei ole. Esimene osa. Probleem, mida sinu toode või teenus lahendab. Kõige parem oleks rääkida emotsionaalne lugu inimesest, kellel on see probleem. Eriti hea oleks, kui see probleem oleks ka kuulajal või mõnel tema lähedasel. Kui kasutad slaide, siis sellel slaidil võiks olla pilt inimesest, kellel see probleem on. Teine osa, lahendus. Näita, kuidas sinu toode või teenus selle probleemi lahendab. Ole kangelane, kes räägib oma võidust, kuid tee seda lühidalt, selgelt ja veenvalt. Kolmas osa, avalda muljet. Räägi, miks sa oled veendunud, et sinu toode või teenus probleemi lahendab, et see probleem on paljudel ja et see probleem on tõsine. Näita maandumislehe külastajate arvu, Facebooki lehe meeldimiste arvu, eksperte, kes on selle heaks kiitnud, tuntud inimesi, kes on lahendusest huvitatud või mida iganes, et huvi hoida. 4. osa. Näita, kui suur on turg. Too skemaatiliselt välja tamm, samm ja somm näitajad. Selgita, mida need numbrid tähendavad. 5. osa, turundustegevused. Räägi, kuidas esimesed kliendid sinu toote leiavad ja kuidas jõuad maksimaalse turuni. 6. osa, konkurents. Räägi, kellega konkureerid ja kuidas sinu väärtuspakkumine nende omast erineb. 7. osa, tulud. Kuidas määrad oma tootele hinna ja kui palju on võimalik teenida? Kui suure osa sellest moodustab kasum? 8. osa, meeskond. Kuigi see on väga oluline punkt, arvesta, et vahepeal võis kuulaja tähelepanu hajuda. Loodan, et kasuminumbrid tõid ta huvi tagasi ja nüüd on paras aeg demonstreerida oma meeskonda. Kõige parem oleks, kui nad oleksid kohal. Vastasel korral näita slaidil nende pilte või kogu meeskonna pilti.
9. osa, investeeringu vajadus. Loodetavasti on kuulaja nüüd juba nii suures vaimustuses, et tahab sinu edust osa saada. Investorile räägi, millist kasu ta võib investeeringust saada, kasutades ROI ja NPV näitajaid. Kui kuulajaks on potentsiaalne kaasasutaja või töötaja, näita, millist kasu tema sellest saab. 10. osa, täna kuulajaid. See kõik peab mahtuma 15 minuti sisse, isegi siis, kui sulle antakse aega 30 minutit. Pikema aja korral tavaliselt eeldatakse, et selle sisse mahub ka küsimuste esitamine ja neile vastamine. Pea meeles, et presentatsioon ei pea olema PowerPointi slaididel. Sa võid selle teha täiesti ilma slaidideta, kuid siis peab sinu esinemisoskus olema rohkem kui suurepärane. Kuulaja tähelepanu võid võita ka prototüübi või videoga. Väga palju oleneb ka sellest, kuidas pärast presentatsiooni küsimustele vastad. Suhtu kõigisse küsimustesse kui heatahtlikesse, isegi siis, kui su idee maatasa tehakse. Kui nii juhtub, ära otsi õigustusi, vaid küsi, miks ta usub, et idee on halb ja millele tema arvamus tugineb. Võta seda kui väärtuslikku informatsiooni ja täna teda selle eest. Mitte kunagi ära ütle, ma juba rääkisin sellest. No ilmselt rääkisid nii igavalt, et kuulaja mõte liikus mujale. Lihtsalt korda rahulikult veel kord. Ole enesekindel. Kuulajale peab jääma mulje, et sa viid oma idee ellu kas tema abiga või ilma. Aga sa viid selle ellu. Tema abiga teed seda lihtsalt kiiremini või paremini. Sa pakud neile võimalust edust osa saada, mitte ei anu meeleheitlikult abi. Mina kuulan igal aastal umbes 200 presentatsiooni. Mõni neist jääb mulle veel pikaks ajaks meelde. Mõne teise korral tikub uni peale ja tekib tahtmine katkestada, öeldes, ma sain juba ammu aru, mida sa öelda tahad. Aga kõige sagedamini tahaksin küsida, mida sa tahad, et ma teeksin? Loeksin teksti su slaididelt või kuulaksin sind? Kui panid teksti slaididele, siis ilmselt ootad, et ma neid loeksin. Aga palun ole siis vait, sa segad mind. Veel mõned soovitused 15 minuti presentatsioonile. Kasuta sõnade asemel pilte, kus vähegi võimalik. Pilti hoomatakse tervikuna, sõnu tähthaaval. Ära sunni kuulajaid liiga palju lugema. Muide, mõnel võisid ka prillid koju jääda. Tee lühidalt. Ära tüüta kuulajaid pikkade selgitustega. Kui suudad tekitada huvi, küsivad nad hiljem juurde. Inimesed mäletavad ettekandest tavaliselt 3 asja. Mõtle, mis need 3 asja on, mida tahad, et nad kindlasti mäletaksid. Seejuures organiseeri oma presentatsioon nende 3 asja ümber. Muide, ka slaidil ei tohi korraga olla üle 3 sõnumi. Harjuta oma presentatsiooni peegli või veebikaamera ees vähemalt 3 korda. Pea meeles, et slaidid ei ole spikrid. Spikrid võivad olla sinu käes, mitte ekraanil. Ära kasuta slaididel pikki loetelusid, ära loe sealt maha. Ole alati valmis selleks, et pead tegema presentatsiooni ilma PowerPointita. Võta igaks juhuks kaasa oma presentatsiooni väljaprint, oma laptop, oma mälupulk. Tee seda ka siis, kui oled presentatsiooni ette saatnud. Kui 15 minuti presentatsioon on valmis, esita see kellelegi, kes on heatahtlik. Seejärel esita see sellisele inimesele, kes on alati kõige suhtes kriitiline. Pärast seda tee oma presentatsioon ringi nii, et kriitikul poleks midagi kritiseerida. Nüüd on käes aeg teha see presentatsioon 3-minutiliseks. 1950 sõnast peab alles jääma 390. See tähendab, et 1560 sõna tuleb välja visata. 156 sõna iga slaidi kohta. Sa saad sellega hakkama.
Tee 3 minuti presentatsiooniga samamoodi, nagu tegid 15 minuti presentatsiooniga, aga presenteeri nüüd teistele inimestele. Pärast presentatsiooni palu neil oma sõnadega kirjeldada, milles sinu äriidee seisneb ja miks see vähemalt sinu meelest hea idee on. Kontrolli, kas nad said õigesti aru. Kui ei saanud, tee presentatsioon ümber nii kaua, kuni aru saadakse. Ja olemegi jõudnud selle video kõige raskema osani, lifti presentatsioonini. Sul tuleb nüüd 390 sõna asemel jätta alles 65 sõna. Lifti presentatsiooniks ei pea valmistuma mitte ainult seetõttu, et investorid sõidavad liftiga ja see on peaaegu ainus koht, kus tal pole midagi muud teha, kui sind kuulata. Põhjus on hoopis selles, et inimese tähelepanu hakkab päris kiiresti hajuma. Juba 30 sekundit pärast sinu presentatsiooni algust liiguvad ta mõtted isiklikele asjadele, ta hakkab uurima sinu riietust, soengut, ümbrust. Pole siis imestada, kui pärast sinu pikemat presentatsiooni hakkab kuulaja esitama küsimusi asjade kohta, millest sa just rääkisid. Seetõttu on hea lifti presentatsioon väga oluline. Presenteeri ka lifti presentatsiooni erinevatele inimestele. Pärast presentatsiooni palu neil oma sõnadega kirjeldada, milles sinu äriidee seisneb ja miks see vähemalt sinu meelest hea äriidee on. Kontrolli, kas nad said õigesti aru. Kui ei saanud, tee presentatsiooni ümber, kuni aru saadakse. Siin üks näide 3 minuti presentatsioonist. Meil kõigil on vanemad ja vanavanemad. Nende külastamiseks jääb järjest vähem aega. Me ei aimagi, kui üksikuna nad end tunnevad, vaadates aknast välja, oodates ja kurvastades. Kurvastades ka sellepärast, et kunagi istume ja ootame selliselt meie. Kuid see ei pea nii olema. Mina olen Ülle Pihlak ja ma soovin neid aidata. Interaktiivne keskkond lubab eakatel inimestel olla need, kes nad alati on tahtnud olla, aga pole ühel või teisel põhjusel saanud. Teha seda, mida alati on tahtnud teha. Teha teoks kõik oma unistused. Nad ei ole enam üksi, neil on sõpruskond, kellega saavad igal ajal kohtuda, kellega koos oma unistusi teoks teha. Olen oma ideed testinud mitme eaka inimese peal. Nende vaimustus innustab mind. Nad kõik on soovinud kaasa lüüa ja testkasutajateks olla. Maailmas on 560 miljonit üle 60-aastast inimest. 560 miljonit. Neist 50 miljonit elab Euroopas ja 200 000 Eestis. See osa rahvastikust kasvab pidevalt. Lisaks Facebooki reklaamile soovitavad minu keskkonda perearstid ja muidugi nende lapsed ja lapselapsed, need, kellel pole aega ja kelle süda valutab. Probleem on nii ilmne, et mitmed ettevõtted otsivad võimalusi eakateni jõudmiseks, kuid ükski neist ei paku seda, mida elutarkade park, unistuste elluviimist. Kuumaksu keskkonnal ei ole, on vaid täiesti vabatahtlikud keskkonnasisesed ostud ja VIP-pääse. Mõlemad on jõukohased ka vähem kindlustatud eakatele, jäädes 1–5 euroni kuus. 5 aastaga on aga võimalik teenida üle 100 miljoni euro. Täna ei ole mul veel meeskonda, kuna suudan esimese prototüübi ise valmis teha. Et kvaliteetse tootega turule tulla, vajan juurde 3 programmeerijat, 2 disainerit ja 1 administraatorit. Usun, et pärast prototüübi valmimist leidub investorite seas palju huvilisi, kelle vahel valida. Täna pakun seda võimalust sulle. Pakun 400 000 euro eest 20% suurust osa selles maailma muutmas ettevõtmises. Investeering on võimalik 5 aastaga kasvatada 55-kordseks. Jah, 5 aasta 20% kasumiosa nüüdisväärtus on üle 19 miljoni euro. Tänan, et kuulasid. Selline oli minu presentatsioon, mille teksti pikkus oli 314 sõna. Nüüd minu lifti presentatsioon. Mina olen Ülle Pihlak ja minu interaktiivne keskkond lubab eakatel inimestel
viia ellu oma unistusi. Ettevõte teenib raha vaid keskkonnasiseste ostude ja VIP-pääsmemüügi pealt. Mõlemad on jõukohased ka vähem kindlustatud eakatele. 5 aastaga on aga võimalik teenida üle 100 miljoni euro. Usun, et pärast prototüübi valmimist leidub investorite seas palju huvilisi, kelle vahel valida. Täna pakun seda võimalust sulle. Tänan, et kuulasid. See oli minu lifti presentatsioon, mille teksti pikkus oli 64 sõna. Selles videos õppisid oma äriplaani presenteerima. Said teada, miks on vaja teha vähemalt 3 erinevat presentatsiooni. Sa oled valmis, et saada edukaks ettevõtjaks. Võib-olla isegi multimiljonäriks.